head kaasamõtlejad ja võimalikud vastumõtlejad. Nagu Tiiugi siin nimetas, nagu Jaan Alver varem nimetas, kõige alus on mõistestik, mõistete selgus, mõiste seoste selgus, mõistesüsteemi moodustamine. Ja kui me vaatame meie põhiallikaid, esimene asi, kui sõnade tähendusi tahetakse vaadata, on ju kas õigekeelsussõnaraamat või eesti keeles seletav sõnaraamat, siin siis EKSS lühendiga, või ka võõrsõnade leksikon, kust pärineb sõna artikkel natsioon siin sellel kuval. Ja kui me nüüd võrdleme neid, kus paikneb termin rahvus ja milliste teiste sõnadega ta seostub, millised mõisteseosed meil siis tekivad. Eriti veel, kui võõrsõnade leksikonis sõna artikkel natsioon näitab, et see võiks olla ka päritolu rahvas ja rahvus eesti keeles, aga selles samas sõnastikus leksikonis ladina märksõna natio juures on päritolu asemel hoopiski sugu ja siis teise tähenduse juures veel hõim. VE on väike entsüklopeedia, Eesti entsüklopeediakirjastuse väljaanne aastast 2006. Kui me vaatame, seal püüame nüüd ka etnose ja rahva kaudu läheneda, kas me siis leiame mingi täpsustuse, siis võib juhtuda, et mõte läheb veel rohkem harali. Siin tuleb mängu etniline päritolu, tuleb mängu identiteet ja nii edasi. Kui vaatame Eva Piirimäe kirjutatud rahvuse mõiste pikemat käsitlust sotsiaalteaduste terminoloogia veebis, nagu seda nimetatakse, sellest tuleb edaspidi veel põhjalikumalt juttu, siis siin on päris hästi näidatud see mõiste sisu, mis on rahvus, aga siingi iseloomustatakse seda, nagu näete, hõimu kaudu, etnose kaudu, aga tõepoolest olulisemad tunnused on siin esile toodud, need siis on kas kõik või osa nendest eri käsitlustel rahvuse mõiste sisu põhitunnused. Ja nüüd täna püüaksingi hästi põgusalt vaadata kahe hiljutise Tallinna Ülikooli kirjastuse raamatu põhjal, kuidas on terminit rahvus käsitletud ja kas see tähistab üht ainust kindlat mõistet. Esimene nendest on alles tänavu ilmunud Tšehhi päritolu Briti filosoofi, sotsioloogi Ernest Kellneri raamat, 368 lehekülge. Nagu näete, selle on tõlkinud eesti keelde Anneli Andresson ja ka eessõnal teiselt autorilt ja järelsõna kolmandalt autorilt on ka teised tõlkinud. Aga eesti keeles esmakordselt ilmus see juba 90ndate keskel ajakirjas Akadeemia. Ja teine põhiallikas täna vaatluse all on siis paar aastat tagasi ilmunud järjekordne kõrgkooliõpik, tänuväärt töö ikkagi Eesti üliõpilastele pakkuda eestikeelset originaalõpikut, sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia, mille 416 leheküljest ka suur hulk on pühendatud rahvuse mõistele, aga siiski mitte enamik, nagu sellest raamatu pealkirjastki võib järeldada.
Kõigepealt siis paar tähelepanekut Kellneri raamatust Andressoni tõlkes. Siin ta ütleb oma arutluse algupoolel, et võiks olla kaks väga ajutist ja ligilähedast definitsiooni. Ma ei hakka neid ette lugema, olen esile tõstnud termini, millele tähelepanu pöörata, ja must paks kiri on see, mis on autori tekstis, tõlkija tekstis juba olemas. Nii et võite siit edasi mõelda, kas ja mille poolest need definitsioonid võiksid olla ajutised, mille poolest ligilähedased ja kuidas need omavahelises võrdluses paistavad. Edasi natukene kaugemal, 100 lehekülge hiljem selles raamatus on siis kõigepealt juttu paradoksist, millega tuleb rinda pista rahvuse määratlemisel, defineerimisel, ja sealgi palun pöörata siis tähelepanu allajoonitud kohtadele eeskätt. Et esimeses öeldakse, et rahvusi saab ainult rahvusluse terminite abil määratleda ja mitte vastupidi. Edaspidi näeme, et võib-olla ikkagi on ka teistpidiseid tõlgendusi olemas. Ja mängu tuleb ka poliitiliste ühikute mõiste. Ja veel 100 lehekülge edasi selles raamatus ongi nüüd esimene väljavõte, see, millest ka varem siin eelmistel lehekülgedel juttu oli, et just rahvuslus loobki rahvusi, mitte vastupidi. Aga kui vaadata seda teist lõiku, lõikude vahe lehekülgedes on jällegi umbes 100, natuke vähem, siis tekib küsimus, et kas pole siin mitte vasturääkivusega tegu. Et teine ju näitab, et kui inimesed määratlevad ennast samasse rahvusse kuuluvatena, siis sünnib rahvuslus, aga esimeses väidetakse vastupidi, et just rahvuslus loobki rahvusi. Ja see ei ole muidugi mingi uudis, et mõistega rahvus seostuvad lähedased mõisted, mille omavaheline vahekord on sageli ebaselge ja see avaldub muidugi ka siis ebatäpses või kohati kaootilises terminitarvituses. Siin on üks osundus Sirbis ilmunud Aimar Ventseli kirjutisest, kus, nagu näete, ta nimetab 3 nähtust, eeldatavasti siis mõistet, mida on tähistatud terminitega etnilisus, rahvas ja rahvus, ja kõik need lähevad omavahel segi, nagu ta tõdeb, ja lähevad segi paljudel autoritel paraku. Nii et kui püüda neid mingisse mõistestikku paigutada, siis kas õigem on see vasakpoolne skeemi hakatis või on täpsem parempoolsem skeemi hakatis, on jällegi mõttekoht, millised neist mõistetest, tähistan nüüd mõistest rääkides, terminite kaudu mõistest rääkides, mõiste ülakomade vahel püstkirjas sõnaga ja termin nagu kuva pealkirjas rahvus on kaldkirjas järjekindlalt. Nii et miks siis lähevad segi? Ikka sellepärast, et ilmselt rahvus ei tähista ühte ainust kindlat mõistet, vaid võib olenevalt kasutajast, kirjutajast, kõnelejast tähistada väga mitut mõistet, mille omavaheline
seos ei pruugi samuti väga selge olla. Siin nüüd siis jõuame selle õpiku juurde. Õpiku peatükkidel on eri autorid, siit edasi on nüüd peatüki autorite nimed all. Siin nagu näete, öeldakse, et rahvuse kese on rahvas, aga mängu tuleb ka riik juba Herderil siis. Edasi selles samas peatükis räägitakse rahvateaduse tekkest ja selle seosest rahvusliku liikumisega. Rahvateadus, rahvuslik liikumine ja edasi on juttu rahvastest ja etnilistest rühmadest. Lugejal võiks tekkida, paljudel kindlasti tekib küsimus, et kui need on siin ühendatud eraldi üksustena, rahvad ja etnilised rühmad, siis nad arvatavasti tähistavad ka eri mõisteid. Teisal muudes allikates võib näha, et rahvas ja etniline rühm on justkui sünonüümid, mis tähistavad ühte ja sedasama mõistet. Aga millist siis? Rahvuslus rahvusest tuletatud sõnana, terminina on teinekord võrdsustatud natsionalismiga, nagu siin, selles jälle ühes järgmises peatükis, sellest õpikust 3 autori peatükis. Ja siin on mainitud ka osa nendest rahvuse tunnustest, mida äsja nägime Eva Piirimäe esitatuna, aga siin nad on siis rahvusluse alusena, oluliste tunnustena märgitud. Ja jällegi lõigu allosas näete, et rahvusriik ja rahvuslus tulevad ühe hingetõmbega. Nii et kas nüüd selles lauses öeldis verb moodustab, tähendab seda, et ideaalis rahvuslus on rahvus või tähendab seda, nagu eespool Kellner ka väitis ühes kohas, et rahvus loob või rahvuslus loob rahvuse. Ja kas siit peaksime järeldama, et riik ongi seesama, mis rahvusriik mõistena? Edasi lugedes, sirvides selles samas peatükis tulevad mängu niisugused terminid, aga ei ole päris arusaadav, kuidas rahvuse mõiste nende terminitega tähistatavate mõistetega seostub, nagu kodaniku ehk riigi rahvuslus ja sünonüümsena seal siis juures liberaalne rahvuslus. Edasi mõni rida allpool rahvus sulgudes lisatud ja riigi. Ja siis selle vastandina tuleb mängu etniline rahvuslus. Ja seal nagu näete jällegi rahvus ja etniline rühm, et kas rahvus ja etniline rühm siin viitavad, tähistavad ühte ja sedasama mõistet või kahte eri mõistet. Kui kahte eri mõistet, siis milles seisneb nende mõistete erinevus? Ja milles seisneb siis etnilise identiteedi ja rahvusliku identiteedi erinevus, sest kuna siin on öeldis mitmuses eeldavad, siis ilmselgelt on autorite mõte siin olnud, et etniline identiteet, rahvuslik identiteet on kaks eri mõistet. Ja asja teeb lugeja jaoks veelgi segasemaks see, et ikkagi sageli nii selles kui ka paljudes teistes teostes ei ole aru saada hästi, millal
käsitletakse mõisteid ja millal neid mõisteid tähistavaid oskussõnu või termineid. Ja see, nagu nimetatud, on kindlasti üks suure segaduse allikaid. Ei ole mõistestik selgeks mõeldud ja kasutatakse ka niisuguseid moesõnu nagu kontekst, seal, kus täpsem oleks olud või seosed või midagi muud, tingimused. Ja siin, nagu näete, tuleb sisse veel ka siis postnatsionalism ehk rahvusluse järgsus, transnatsionaalne, rahvusülene ja siis jällegi ebakohase otselaenterminina multikultuurne. Teatavasti eesti keeles kultuurne tähendab kõrgel kultuurilisel arengutasemel olevat, ka viisakat, aga siin ilmselt on mõeldud midagi, mis tähendab, peaks olema paljukultuuriline, mitmekultuuriline, mitmest kultuurist koosnev. Samalaadne segadus jätkub siin ka järgmises väljavõttes. Jällegi, kas riik on sama, mis rahvusriik või peaksime neid siiski eristama, ei ole päris selge. Ja siin nüüd on siis ka vahelduseks üks koht, kus termin roheliseks märgituna on kasutatud täpselt, aga sealsamas jällegi ilmselt ei mõelda mitte nende terminite kui sõnade probleemsust, vaid nendega tähistatavate mõistete probleemsust, kui räägitakse ülemäärasest üldistusest ja nii edasi. Ja täiendatud ei ole siin arvatavasti mitte ei termini teadust ega ka täpsemas väljenduses termini vara, vaid tõenäoliselt on püütud sisse tuua uusi mõisteid, luua uuemat mõistestikku. Edasi tulevad teises peatükis mängu veel uued terminid ja nendega tähistatavad mõisted, siis eeldatavasti globaalsete maastike hulgas rahvuslikud maastikud, nendega seoses grupi identiteet ja rahvusriigiga seoses alumises lõigus veel hoopis uus, ilmselt jällegi võõrpäritolu termin ja selle taga olev mõiste transnatsionaalne habitus. Ja kui nüüd tulla selle varem juba mainitud Eeva Piirimäe põhjalikuma käsitluse juurde, mis on avaldatud käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli terminoloogia veebis, võiks täpsem olla muidugi terminiveeb, siis nagu näete, sealgi on lähtutud ingliskeelsest mõiste tähistusest nation ja enamasti ongi häda selles, et mõeldakse, kuidas üht või teist terminit tõlkida, aga nagu öeldud, terminit ei tohi tõlkida nagu ka mis tahes üldkeele sõna ei tohi tõlkida, vaid tõlkida tuleb tekste, mõtet, mõisteid ja tuleb leida igas tõlke puhul sihtkeeles kõige sobivam sihtkeele sõna, teaduse puhul oskussõna ehk termin. Ja nüüd näeme siis, et selle inglise nationi vastena on võimalik Eeva Piirimäe käsitluses kasutada termineid rahvus, rahvas, natsioon, kodanikurahvus ja riik. Ja tekib küsimus, kas nation ingliskeelse terminina tähistab siis üht mõistet või tähistab ta neid 5 mõistet, mis siin on eestikeelsete terminitega vastendatud, või tähistab see võib-olla veel
rohkemaidki mõisteid. Aga see on vaja igalühel selgeks mõelda. Ja Piirimäe jätkab seal siis selgitust, mis on nationi ja nationali tähendusväli, aga tähendus ei ole mõisteomadus, vaid tähendus on sõna, keeleüksuse omadus. Siin saaks rääkida siis terminite tähendusväljast või siis nendega tähistatavate mõistete mõisteväljast oleks võimalik ka kõnelda. Ja nagu te edasi näete, siis on püütud luua uusi sõnu, aga mille jaoks? On räägitud kreeka tüvelistest mõistetest. Mõistetel ei ole tüve, keele sõnadel on sõnatüvi. On kreeka tüvelised terminid, mis tähistavad mõistet, kultuuriline rahvus, ja mõiste on see, mis viitab tegelikkuse või kujuteldaviku olemile, objektile või identiteedile. Siin veel kiiresti üks lõik, mille alla joonitud kohti võite endamisi mõtelda ja pärast paneme need kuvastikud kõik ka välja, saate üle vaadata, üle lugeda, üle mõtelda, kui siin ei jõua kõigega kaasa tulla. Aga oluline on see, et mõiste on see, mis viitab olemile, ja termin on see, mis tähistab mõistet. Tähendus on terminil kui oskussõnal. Ja nüüd võib-olla kõige huvitavam on see, et üks osa segadusest ongi tekkinud juba tänu Karl Robert Jakobsonile, kes võttis lisaks rahvale kasutusele sõna rahvus, tema algsel kujul siis rahvaus, nagu näete, ja ka Kreutzwaldil see. Piirimäe kasutab siin ühte üliõpilastööd, lõputööd, millele ta viitab, kus seda etümoloogiat on jälgitud. Ja Piirimäe juhib ka tähelepanu sellele, et on viimasel ajal püütud taaselustada natsiooni, tegelikult terminid kasutust siis eesti keeles. Ja siin siis tuleb mängu jällegi see kultuuriline rahvus, millest varem ka oli lugeda põgusalt. Nii et siingi jällegi tuleks esmalt aru saada, mis on tähendus, mis mida tähistab ja mis millele viitab. Ja siin tulevad veel mängu siis muudki niisugused uued terminid, nende taga siis ei saa aru, kas on üks mõiste, mitu mõistet, kuidas need on seotud omavahel, aga tuleks ka silmas pidada terminoloogilist, termini teaduslikku täpsust, taotledes seda, et üldmõiste on hoopiski see, mis vastab mitmele objektile ehk olemile, aga siin selles osunduses ilmselt on mõeldud hoopiski ülemmõistet, ja ülemmõistega koos paaris käib arusaam sellest, mis on alammõiste, et siin tekib siis mõistesüsteem hierarhilise süsteemina. Nii et kui me siis püüame siit sellest termini ja mõiste rägastikust midagi aru saada, siis me peaksime aru saama, et kuidas kõik need sõnad meie keeles käituvad, kas kõik need on terminid, kas igaüks neist
tähistab omaette mõistet või on neil mingisuguseid kokkupuutekohti ja veel teistpidi siis, kui püüda seda mõiste välja kuidagi termini peeglis vaadata, siis võib selguda, et kas peegel on mõrane ja katki või peab peeglisse vaataja endale otsa vaatama ja mõtlema, et kuidas ta neid termineid, milliste mõistete tähistajana on kasutanud. Ja lõpetuseks siis veel mõningaid näiteid, millel ma pikemalt ei peatu, kus saab kasutada ka täpsemaid termineid, aga eriti huvitav on siis vaadata ka niisuguseid näiteid nagu seletavast sõnaraamatust need 3 alumist, et kuidas siis rahvuse tähendust seal on esitatud, et lille puhul rahvuslik, linnu puhul riik ja lipu puhul rahvas. Ja mis on meil siis rahvusmeeskoor, mis on rahvusooper, mis on rahvusvaheline organisatsioon ja päris lõpuks ja sugugi mitte vähem tähtsana, mis on rahvusülikool. Kui 19. aastal neid eesmärke seati, siis oli selge, et on vaja Eesti alakäsitlevat teadust, teaduslikku haridust rahva sekka viia ja valmistada Eesti jaoks ette eriteadmistega varustatud asjatundjaid. Samal 19. aastal, nagu te teate, asutati nüüdne Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Kas need on vähem rahvusülikoolid kui Tartu Ülikool neid eesmärgiseadeid silmas pidades? Nii et lähtugem mõistest, püüdkem võimalikult täpseid termineid kasutada, siis on nii üliõpilastel kui ka õppejõududel lihtsam oma erialast, valdkonnast ja muust olulisest rääkida. Aitäh, et jaksasite kaasa mõelda!